tere õhtust, kuidas sul läheb? Nii, sellised mõtted tekkisid. Enne sündi, enne kui sündis imik. Vaata, imik sünnib, siis ütleme, et ta on seal hällis, nii, siis sina olid kunagi see, jah, sina olid kunagi selles seisundis, nii. Sellel imikul ei ole tekkinud veel ühtegi mingit pilti, nagu mis, tal pole seda identiteeti või pilti enesekuvandit tekkinud. Tal ei ole seda tekkinud. Aga see, näiteks see William, kes praegu on, nagu keda sa kuuled rääkimas, William, see tegelaskuju on nüüd nii-öelda siis kokku pandud mingitest sündmustest, kus ma olen elus osa võtnud, mingitest, ma ei tea, mingitest juhtumitest, mingit traumadest, mingisugustest kogemustest, mingisugustest mälestustest, mingisugustest sellisest kadalipust on kokku pandud see psühholoogiline pool William. Ja. See, mis jah, see on, jah. Nii, imikus seda ei ole veel. Imikus seda ei ole. Imikus ei ole see hakanud veel tekkima. Nii. Aga see kuvand, vaata, kui sa paned silmad kinni, kujuta nüüd ennast ette. Nii, sa kujutad ennast ette, sul tuleb mingisugune pilt, võib-olla mingi näopilt ja mingisugune nägu, võib-olla mingisugune olukord, kus sa seal oled, võib-olla naeratad, võib-olla oled tõsine. Iganes see kuvand. Vaata, ja erinevatel hetkedel, kui sa seda teed, võib tulla teistsugune tunne. Ja selle pildiga käib kaasas ka mingisugune tunne, mis sa oled. Erinevas tujus tekib erinev see, ta on nagu elastne, ta ei ole nagu ta ei ole nagu fikseeritud, see kuvand sinust ei ole fikseeritud. See, mis sa oled, see ei ole nagu fikseeritud, see on nagu see on elastne. Miks seda vaja teada on või mis vahet seal on? Vaata, identiteedis tuleb see, mida me teeme ja kuidas me elu näeme, kuidas me suhtume ellu. Identiteedis sõltub see. See sinu suhtumine ellu, mida sa teed. Kui sa näed ennast rekkajuhina, siis sa sõidad rekkat. Kui sa näed ennast emana või isana, hea emana või isana, siis sa näed, kuidas sa hoolitsed oma laste eest hästi. Ja. Kui sa näed ennast, tuleb mingi kokk oled, no, siis sa teed süüa ja identiteedis sõltub see, mida sa teed ja kuidas sa teed, kuidas sa suhtud. Seda on võimalik valida ise. Inimesed ei tee seda nii-öelda teadlikult, ei ole kunagi teinud praktiliselt teadlikult seda. See lihtsalt on juhtunud, läinud asjad nii, aga kui ma ütlen sulle, et sul on võimalik valida nüüd, sul on võimalik valida ja hakata ennast ette kujutama nagu sellena, jah, mitte toetuda selles suhtes, aga see on ju, mõni võib öelda, et see on ebasiiras. Ja, no, sa ei toetu ühelegi mälestusele endale, et sa oleks kunagi, see kuvand oleks sul selline olnud, sa ei toetu sellele, aga mida rohkem hakata toetuma nagu sellele nii-öelda kujutama ette ennast, seda millisena iganes sa soovid ennast ideaalse versioonina ette kujutada nagu kõige õnnelikuma versioonina või kõige no mis iganes, igalühel on oma maitse ja mis tunned ära, vaim tunneb ära, see on ja
see on midagi, mis mulle meeldib. No, ja siis sellest hakkabki sõltuma see tegevus, mida sa tegema hakkad. Kuidas sa oma elu elama hakkad, mida sa tegema hakkad, kuidas sa ellu suhtuma hakkad. Sõltub siis sellest. See hakkab kujundama seda. Mõni võib öelda, ja oled võlts, võtan võlts, mis tähendab, no ma räägin, no mis asi seal võlts on sees, nagu seal keha sees, mis asi see võlts on. Ma ei ole kunagi laulnud ja nüüd ma tahan lauljaks saada. Ei, sa oled võlts, sa ei ole tegelikult see. Sa kujuta ette, kui palju on elus mulle mind püüdnud pidurdada mingite kogemuste saamisele. Sa ei ole see ei ole sina, see tule eest ära, ma näitan. Edaspidi ütled, et vaat, see olen mina. See on minulik. Aga see on nagu seiklus. See on seiklus. Ma ütlen uut moodi, enda nägemine uut moodi. Sul hakkavad tulema sellele uuele kuvandile kohased mõtted hakkavad tekkima. Ja? Uued ideed hakkavad tekkima, mis see uuele kuvandile kohane on. Erinevad isud hakkavad tekkima. Erinevad uuele kuvandile kohased tunded hakkavad järsku ilmuma. Vaikselt hakkab see pall veerema. Ma eelistan ennast nüüd sellisena jälle uuesti. Järjest rohkem, mida rohkem seda tegema hakata, seda rohkem hakkab see kuju tekkima nii-öelda. Tegevused hakkavad kajastama seda kui tegevused hakkavad ka seda näitama. No ütleme, ma toon näite. Ma hakkan mingit pillimängijaks, vaata, ma näen ennast mingi Eesti parima kitaristina, või Eesti parima mingi rock-lauljana. Ma teen lihtsalt näite. Ja. Kui sa hakkad, see tunne on taga, jumala äge tunne on wow. Ja siis kohe selles hetkes saab toimuda see uue kehastus, uue identiteedi kehastus, ainult selles hetkes. Sa pead niimoodi ette kujutama seda. Kui see mina võin võtta igasuguseid kujusid, nagu päriselt, ma võin võtta igasuguseid kujusid. Ja kui sa võtad selle rokkari või mis iganes kuju, siis automaatselt sa tahad, kus mu kitarr on, Ei, ma tahan hakkan kitarri õppima. Või tahad laulma hakata, kus mu mikrofon on. Paneme selle karaoke peale, läheb aga laulmiseks. Kes sa olid ennem sündi, kujutab ette seda. Kes sa olid ennem sündi, see sina, kes sa olid ka enne siis, kui sa olid ennem sündi, kujutab ennast ette sellena identiteedina, selle praegusena, kes sa oled praegu, kujutab seda ette ja siis, kui tekib see uus kuvand, uus identiteet, siis kujutab ennast ette sellena. Universum kujutab ennast ette mingisuguse rokkarina või milline iganes kudujana. Kui sa tahad kudujana ennast hakata räägima, siis kujuta ennast kudujana ette. Sa hakkad kuduma. Ja proovi lihtsalt, proovi lihtsalt välja jalutama minna, lihtsalt ma proovin kujutada ennast ette nüüd sellisena. Vaata, mis suhtuma hakkab. Alguses võib-olla on võõras natukene, siis hakkavad need kaks identiteeti hakkavad omavahel
võistlema või noh, et harjumatu on endal ka natukene, mis siis veel teistest rääkida. Ja kui hakkab toimuma see, ma ütlen, see on nagunii illusioon, see on nagunii, kõik on ettekujutus nagunii. See on nagunii, see, kes sa praegu oled, see on samuti ettekujutus. See, kui sa hakkad nüüd ennast mingisugune kudujana ette kujutama, see on samamoodi. Üks ei ole neist tõelisem. Kõik on sama. Aga sa oled lihtsalt harjunud rohkem sellega, mis praegu on. Selle versiooniga oled rohkem harjunud, aga seda saab muuta. Noh, näitlejad, see on nende töö, muuta ennast seespoolt. Ja rääkida ja mõelda ja nagu teine inimene. Seda inimesed teevad seda elukutsena. Vot tak, kuule aga selge. Ilusat õhtu jätku.